Haridus- ja Teadusministeerium on esimese 100 päeva jooksul võtnud selge sihi, et iga noor inimene, kes täna on huvitegevuses, huvihariduses, saab kohaliku omavalitsuse kaudu toetuse. Saab toetuse see noor, kes elab võib-olla keskustest kaugemal või see noor, kes ei ole täna tehnikaringi või loodusteaduste ringi veel kaasatud, sest neid võimalusi on vähe. Teiseks on Haridus- ja Teadusministeerium välja töötanud kiusamisvastase kontseptsiooni, sest iga laps väärib rõõmu koolist ja mitte ükski noor inimene ei tohi kogeda kiusamist. Loomulikult on meie fookuses õpetajad, õpetajate palgad, sest meil on hea meel tõdeda, et 2017. aasta keskmise palgatõus tuleb ligi 1300 eurot kokku. Et see on rõõm, see on uhkus ja mul on hea meel tõdeda, et kooliõpetajad ei jää siin üksinda, tulevad järele 1. septembrist ka lasteaiaõpetajad ja seda siis põhimõtteliselt 2 aasta jooksul jõuavad nad järgi õpetajate palkadele.